laulu hakkasin õppima keskkoolis 10. klassis ja Miia nime tegutsen ma nüüd 2010. aasta suvest. Mis nime all sa siis enne tegutsesid? Enne ma ei tegutsenud. Lihtsalt ma võtsin endale artisti nime ja hakkasin nagu tõsiselt tegelema sellega. Et siis Miia ei ole su nagu päris nimi? Miia ei ole mu päris nimi. Jälle targem. Mina olen kogu aeg arvanud, et Miia selline ilus nimi, et ilus tüdrukuga käib hästi kaasas. Aga sa päris nime ei avalda? Ei, see on ikka olemas igal pool, et Kersti on. Kersti, okei, meil nüüd teada. Nii, aga siis võtame sellise edasi, et millised siis sinu tulevikuplaanid on elus muusikuna või? Tulevikuplaanid on muusikuna eelkõige nagu ennast arendada mitmekülgselt. Ma arvangi, et see ongi kõige suurem eesmärk. Jah, et mitte niimoodi nagu selles mõttes, et ühe koha peale seisma jääd, et progress ikka kogu aeg. No see on muidugi kõige tähtsam, sest et muidu või lõpuks viskab lihtsalt muidu siibrisse, kui kogu aeg ühte sama jama nii-öelda teha vaat. See on naljakas, mul tuli meelde, et ma olen osad küsinud ka, et kas see nagu imelik ei ole neid ühte ja samu kogu aeg laule laulda. Ja tegelikult on... Isegi ühes noortelehes ma kirjutati, et nad kuidagi said vist aru, et raadios või kuskil on nagu kogu aeg see, et mina kogu aeg laula. Et nagu laivis nagu kogu aeg iga päev. Okei, see on küll päris huvitav, see on spekulatsioon. Aga esinemistel selline, et ei ole nagu rutiinseks läinud, et... Kus ei ole selles suhtes, et minu arust iga kord on erinev see õhkkond, mis on ja koht on erinev ja publik on erinev ja minul on oma meeleolu on ka erinev, et see on... Täitsa tõsi. See on muidugi kõige tähtsam asi, et esinemise juures, et see säde ikka alles jääks, et silmad säravad esinemise ajal. Tean ka seda tunnet, väga mõnus on. Nii, aga kes siis näiteks oleks su eeskuju või mis artisti sa näiteks fännad kõige rohkem praegu või üldse? Neid on palju. Et inspireerijaid? Jah. Aga Eestis need lemmikud... Neid on ka ikka üks jagu, et et viimase Superstaari saate tegijad Triinita näiteks. Okei. Ja ka Superstaar Ott Lepland. Aga kui juba siin Superstaari peale jutt läks, kas sul endal pole plaanis olnud sinna korraks sattuda? No ei ole veel sinna jõudnud, jah. Aga ma ei välista midagi. No mina seda täiesti tea, et tulevik on veel suur ja lai. Nii, aga siis näiteks, et tulekul, mis on uued lood? Album? Albumi tulekud on täiesti kindel, et loodame, et tuleb novembris, aga kindlasti selle aasta. Nii vara juba? Jah. Ma arvasin, et me peame veel järgmine aasta. See on täitsa teos, kui tegeleme sellega. No siis on veel superim. Aga meie lähme praegu kuulame Miia ühe kõige uuema laulu ära, et Ma tahan tunda ja siis natukese aja pärast jätkame siin küsimustega ja vastustega ja kõige muuga heaga, aga praegu siis Miia ja Ma tahan tunda Tre Raadio Soovi saates. Nii, vabandused siis, et saite ka telgitagustest natukene teada, mis me siin rääkisime. Aga jah, ei ole hullu ühti, ma arvan, saite väikse naeru ja positiivsuse pahmaka. Jah. Aga ei ole hullu midagi. Saite siis teada, et Miia ei olegi siis... Ei ole Virumaal. Nagu mina siin kogu aeg arvanud olen. Aga tõesti siin jätkame siis edasi, et see lugu praegu, mis käis, Ma tahan tunda, see on ühe väga kuulsa loo cover nii-öelda. Jah. I Wanna Know What Love Is The Foreigner on algselt originaalautor ja viimati on siis Mariah Carey cover. Jah, see on minu meelest üks siiamaani kõige selliseid edukamaid ja ilusamaid armastuslaule üldse. Et nagu originaalis ja väga tõesti, et kiitused, et väga hästi said selle kaverdamisega hakkama. Aitäh. Aga siin rääkides lugudest üldse, et kas sa kirjutad siis oma lood näiteks ise või keegi teine või kui jah, ise kirjutad siis, et kust siis leiad selle inspiratsiooni sõnade kirjutamiseks? Siiamaani minu lood ei ole minu enda kirjutatud, et enamasti on Vahur Valgma on lugude autor ja siis sõnad on erinevate inimeste poolt, et on Liis Lass, Janne Saar, Vahur Valgma ja Heiti Kender. Kõik sellised teada-tuntud nimed Eesti muusikamaastikul. Jah, ilusad nimed. Ja muusikamaastikul. Jah. Tuntud nimed on tegijad inimesed, et on vedanud, jah. Aga siis, et kuidas tekkis mõte, et tegeleda popmuusikaga, miks näiteks mitte kuskil rockbändis laulda või? Et rock ei ole ütleme niimoodi minu stiili, et siuke soft rock, aga rock, jah, kuulan pigem soft rocki. Et
pop oli see stiil, mida ma ise tahaksin teha. jah, olgem ausalt, et popmuusika on siin kõige levinum ka ja kõige kuulatavam, nii et ikka peab tegema seda, mida kuulatakse. Aga jah, kui rockis siin edasi rääkida, siis ma ei tea, ma ei kujutaks ette ka siin üleni musta peaga ja siis rauskamas nii-öelda, et sul on selline mõnus mahe ja pehme hea hääl, et täpselt selliseks nendeks, mis jah, täpselt ballaadid, ma tahtsin öelda oodid. Oodid. Sul on täna hea päev. Jah, mul on täna jah selline kerge tuulepeasus kallal. Aga millega sa üldse siis näiteks vabal ajal tegeled, et kas käid koolis või tööl või? Koolis käin ja õpin filosoofiat. Filosoofia. Väga selline muhe amet tegelikult. Muhe amet, jah. Mida õppida? Filosoofia amet. Ja filosoofia. Sükest nagu ametit ei olegi, aga... Okei, jah, vaba mõte. Või tegelikult, nii-öelda on, aga nii-öelda ütleme tööturul. Jah. Et see, Et natuke jah, konkurents vähemalt ei ole tugev eriti. Selles mõttes. Aga see on lihtsalt midagi, mis mulle endale tundus huvitav. Ja okei, aga ma tahtsin veel midagi, ei tulnud isegi lõpus ka nüüd meelde, mis ma küsida tahtsin. Et tegelikult tahtsin küsida, kas sul on äkki mingeid soovitusi siis noortele, kes on ka mõelnud, et hakata laulma näiteks, mis oleks siis see kõige parem nagu alguspunkt? Kõige parem alguspunkt oli juba see, et nagu endas ilus laul käib. Nagu identifitseerida see suur soov nagu, et siis mitte nagu sellele alla vanduda, et kui tuleb ette raskusi ja asju, et põhiline ongi, et lähed lihtsalt edasi, et proovid ja leiad erinevaid võimalusi, et üks ei töötanud, siis teine. Et ei tasu nii-öelda siis nagu kriitikat konkreetselt nagu väga südavesse võtta. Et nii-öelda konstruktiivselt, et nii-öelda päris pimesi ka ei ole, et ma nüüd üldse ei kuule mitte kedagi ja ma ise tean. No see on ka üks variant, aga ilmselt kui juba nagu väga palju inimesi sama asja ütlevad, et seal nagu midagi võib ilmselt tõde sees olla, et pigem nagu üritada ennast parandada kogu aeg ja nagu ka, et mis ka selle järgi, et mida inimesed vastu kohe annavad, et see on ka ikkagi oluline, et kui sa tahad ka, et inimesed nagu kuulaksid, et kui sa tahad olla nii-öelda artist raadiotes ja kus. Okei, et jah, siis kuulsite, kui teid kritiseeritakse, siis soovitatakse... Võtke sealt oma tõed ära ja minge selle. Võtke sealt jah, et ärge, kui keegi ütleb, et lugu oli halb, siis ära loobu, vaid mõtle, kuidas sa saaksid loo paremaks teha. Küsid näiteks seda, aga mida saaks paremini teha? Täpselt, et endas peab jah, siis väga palju usk olema. Aga super suured tänud sulle, et sa käisid siin ja... Suur tänu kutsumast. Ja saime natuke telgitagust huumorit ka siin tehtud. Aga ei ole hullu midagi ja meie täname siin ja... midagi... No ei, ma ei hakka üldse midagi välja mõtlemagi. Aga mina tänan ka teid omalt poolt ja soovin väga ilusat õhtut. Jah, meie soovime ka sulle väga fantastilist õhtut ja praegu lähme kuulame edasi